dirigent. Sina? Jah. Kullake, Rasmus Puur on dirigent. Tõnu Kaljuste on dirigent. Ma tean küll. Ja. Gustav Ernesaks oli dirigent. Ja. Ja Tuut on ka dirigent. Ei, kuule, igaüks jäägu ikka oma liistude juurde. Mis liistud? Mingid liistusid ei ole. Mul on noodid, mitte mingid liistud. Just, sa võtad need noodid ja nüüd võid see puldiga siit välja viia selle. Kus ma viin selle? Mis mõttes, kuhu? Kus ma viin selle? See lihtsalt vii ära ja siis too see sein sisse, sest muidu meil puhub siia tuul sisse kogu aeg. Vabandust. Jah, pole hullu midagi. Tere. Teid ja mõni oli kohal ka. Kuule, oota, ma ütlen ükskord veel. Tere! Assapoi! Nüüd pandi valgus ka peale. Väga tore, et te olete tulnud. Head Tartu päeva teile! Jah, väga. Tule sisse. Tulen sisse Jaa, või? tule siia, jah. Vaata Piip. Ma tulin läbi metsa. See ei ole mingi mets, see on sein, sa tulid läbi seina tulid. Näed, sa ennem lükkasid selle metsaga selle mikrofoni vist. Mina lükkasin või, vabandust. Tuut, ütle ka tere. Tervist! Rõõm teid kõiki näha. Mina olen Tuut ja see on Piip. Ei, mina olen Piip ja see on Tuut ja siin on Tuuri. Ja Maris! Ja klaveri taga on meil Siim. Täna on üks väga eriline päev. Ja, sest täna meie mängime ette teile ühe loo. See on ooper. See on etendus. Piip, see on ooper. See on ooperi etendus. No ja, see on ooperi etendus. Ja meie tegime ta väga eriliseks. Meie tegime ta hästi lühikeseks. Nii, et me peame kohe õudse jooksuga hakkama minema. Ja te ei jõua isegi haigutada, kui juba on läbi. Jah, muidu on ooperid jube pikad. Meile anti 45 mintsa ja stopp, rohkem ei tohi teha. Aga sellest on siin ooperis väga ilusad laulud. Mõni on võib-olla teil isegi tuttav. Selle ooperi nimi on Hansuke ja Greteke. Ja selle on kirjutanud Engelbert Humperdinck ja see on saksa mees. Ja sellepärast on ka mõned laulud siin saksa keeles, no siis ta ei jõudnud nii kiiresti eesti keeles kirjutada, siis ta mõned tegi saksa keeles. Ja, mõned on meil saksa keeles, nii et ärge muretsege. Ja see ooper on kirjutatud 126 aastat tagasi. Oh, sa poiss, see on nii vana ooper, et... Ja, sa hakkad juba ühest otsast kopita. Ja, aga täna on see täitsa uus, sest meie hakkame otsast peale minema ja vaatame, mis välja tuleb. Nii, kas te olete valmis? Väga hea, hakkame peale. Siis väga hea. Kõigepealt selles ooperis on 2 peategelast. Peategelast! Ja nemad on Hansuke ja Greteke. Just. Nii, tulevad või? Ja kõik ellu jäite ikka või? No õnneks. Ma juba mõtlesin praegu. Nii, meil on veel nõida vaja ei ole, keegi ütles, et äkki nõida vaja, veel nõida vaja ei ole, tema tuleb alles hiljem. Nii et õudne alguses ei ole, õudne on alles lõpus. Mida? Nii, hakkame siis peale. No, kes sooviks olla Greteke? Mina olen Greteke! Väga tubli Piip, Maris on Greteke. Ongi õige, sulle sobib paremini, see on väga ilus. Näed, Marisel on ilus kleidikene seljas ja valged sokikesed ja tal on siin krunnikesed peas ja siis on tal ka valged ilusad aluspüksikesed. Mis ooper, see on, kus kohe hakatakse pükse näitama, kuule. Nii, hakkame otsast peale nüüd, ja siis on, kes, nüüd on meil Greteke on olemas. Greteke on olemas. Hansukest veel, kes on Hansuke? Mina! Piip, väga tubli oled sa. Tuuri on Hansuke. Jaa, mõte! Sul oli müts ka, see oli nagu klaver põõsas. Väga hea. Tal oli müts taskus. Ega siis klaver taskus ei maha. Nii, aga hakkame nüüd siis peale. Vaata, tal on ruuduline šoni ja ruudulised sokid ka. Tal on müts peas, sest ta on üks peategelane. Väga hea, korras. Meil on olemas Greteke. Meil on olemas Hansuke. Nii, hakkame peale. Nii. Hansuke ja Greteke on oma kodus, oma majas. See on nende maja, niisugune natukene kandiline ja see maja asub neid metsaserval.
kaugel linnast ja Hansuke Greteke on täitsa üksinda kodus. Ei ole üksinda, kahekesi on. No ja, lapsed on kahekesi üksinda kodus. Selge. Sest ema ja isa on tööl. Ja. Hansuke Greteke koolis ei käi. Neil ei ole kooli vaheaega üldse, sest et nad on väga vaesed. Ja koolimaja on väga kaugel ka. Täitsa vaesed on. Ja Hansuke Greteke, nemad peavad tööd kogu aeg tegema. Nad ei jõuakski kooli. Näiteks nad peavad luudasid valmistama, sokke koduma. Just. Sest muud moodi, ega nad ju muidu süüa ei saaks, kui tööd ei tee. Ja ega siis ainult lapsed tööd ei tee. Isi-emme teevad ka tööd. Need on praegust ka tööl, need on täitsa tööl. Need teevad tööd, et süüa saaks. Ja sest et isa läheb turule või laadale ja müüb kõik luuad maha, mis valmis on tehtud ja sokid müüb ka maha. Ja siis saab raha, selle eest saab süüa, tuleb koju, ema loeb raha kokku, kui raha jääb puudu, siis läheb tööle, läheb naabrite juurde koristama Soome. No ja, aga lapsed, nemad teavad, et lauldes läheb töö tegemine kiiresti ja ladusamalt. Ja lauldes ka nad unustavad ära, et neil on kõht tegelikult väga tühi. Ja ainuke, mis neil söögiks on üks kuivanud leivatükikene, millest peab neile jaguma kogu päevaks.
Ema tuli koju. Piip. Siim, nüüd tuleb ema. Piip, ta oligi ema. Ta tuli korraks, siis tuli meelde, et kott jäi tööle ja läks tagasi. Ole siis sina ema, sest nüüd tuleb ema koju. No, ma lähen. Jah. Ei, kus sa lähed? Ma unustasin koti tööle. Ei, tule lihtsalt koju ja siis ole hästi kuri. Jah, ma olen hästi kuri. Ei, vaata, ma olen ema. mis sa teed nüüd siin? Mul on kleidikene siljas. Kuule, see ema tuleb töölt koju, ta on väsinud, ei ole mingi üllari, ei. Kuule, hap. Nüüd oled selline kuri ema, kes tuleb koju ja siis ole kuri, tuled. Tule lihtsalt, tule siis. Oota, ma pean ikka uksest. Jah, tule uksest. Nii, ma tulen sisse. Nii, tule. Korras. Ei ole üllari heid siin midagi. Oi. Noh, mis oi. Ma olin kuri. Miks sa nalja teed mees? Ma räägin, sa tuled koju ja ütleme oi, sa ütled nagu oi, mis siin toimub? Sa pead niimoodi ütlema. Niimoodi. Ja ma võin teha. Oi, mis siin toimub? Toot! Sa ei saa ka millestki aru. Jälgi mängu, sa tuled koju, sa oled jube väsinud. Sa oled väsinud, sa näed, et lapsed hullavad üldse tööd ei tee. Sa oled täiesti manus, mis siin toimub? Miks te tööd ei tee? Saad aru, niimoodi peab tegema. Aga ma ei ole väsinud. Mängid väsinud ema, kes on kuri. Selge. Ma tulen siis sisse. Jaa. Ma olen väsinud ja kuri. Nüüd tuleb välja. Ei, ema, kuule, mitte nii väsinud. Mehed! Olen! Oi! Tõuse! Näed, vaata, ma ujusin Kuule, üle tõuse mere. püsti, sa ei tulnud, sa ei ole mingi tšempion siin. Nägid, ma ujusin üle mere. Ma olin naabrite juures koristamas, nüüd ujusin üle mere koju tagasi. Hästi tehtud! Jah. Kuule, need ei jaksa seal külakusse teha, nagu sa niimoodi jändad kogu aeg. Tule koju. Lapsed ei jaksagi mängida. Sa tuled koju, sa oled kuri, sa hakkad riidlema lastega. Riidlema? Ja sa pead riidlema nendega. Kuule, öelnud siis kohe, et riidlema. Mida ma siis ütlesin? Ma ei tead, kelle peale ma kuri olen. Nende! Selge. Nii. Oi! Väga hea! Mis siin toimub? Las edasi! Nii, mis see tähendab? Päisepäeva ajal käib üks mäng, trill ja trall ja pillerkaar, aga tööd ei tee mitte keegi. Nüüd saadad nad metsa. Metsa? Jah, marju korjama nagu. Väga hea, nii, nüüd tööd te ei tee, aga süüa tahate küll ja. Nüüd lähete metsa ja korjate korvid marju täis. Kas on selge? Jaa. Hüva, ole. See korv meile nüüd, korvi peal, kus sa lähed? Sa pead ka nemad ära saatma, mitte sina ei lähe ära. Nii, palun, lähete metsa ja enne tagasi ei tule, kui korvid on. Ei, kus sina ei lähe metsa, nemad lähevad metsa. Nii, teie lähete metsa. Nii, pange ennast valmis ja mitte ühtegi marja ise ei tohi süüa. Stopp! Lihtsalt anna need korvid ja saada nad minema. Siin te oletegi. Nii, palun,
nii, palun. Aitäh. Ja nüüd, kas on selge, mis ma rääkisin? Jaa. Ma olen väga kuri, ma olen väga väsinud. ei ole! Marss metsa! Nüüd sa olid väga hea ema. tead, ma arvan, Piip, ma ei olnud eriti hea. ma arvan, ma olin ikka kuri ema. kujutad sa ette? ma saatsin ju oma lapsed metsa. väljas hakkas juba pimedaks minema. õhtu oli käes. kas õhtu on käes või? jaa. kuule, kui õhtu on käes, siis tuleb isa koju. ole nüüd isa. Piip, aga ma olen ju ema. mis siis? ma ei saa olla isa ja ema korraga. saad küll, isa ja ema, see on üks pere. nii et ole rahulikult isa. Väga hea. Nii. ja tule koju. Tulen koju. ja sa tuled koju. Nii, kuule, kust ma tulen? laadalt. Laadalt, väga hea. Mis te seal laadal teed? müüsid, luudasid ja neid sokke ja siis kõik on tehtud, nüüd sa tuled koju. Väga hea. väga hea, tule koju. tule kohe lauluga, sul läks väga hästi täna laadal. Müüsin hästi. müüsid kõik ära. Tule lauluga tule sisse. lauluga siis. ma olen isa, mul on tuju hea. Mis laul see on? See on Led Zeppelini isa laul. Kuule, jäta järele, meil on siin Humperdinki ooper praegu, Antsuke ja Greteke. See peab olema see laul, mida laulab see isa, seal, mille on kirjutanud see Engelbert Humperdink, eks ole, mis on Antsukese ja Greteke sees. Isa koju tuleb see laul, noh. No kuule, ma ei tea ju seda laulu. Sa ei tea seda? Muidugi mitte. ma olen ise isa. alati peavad naised kõik ise ära tegema. Aga kes mina siis olen? ole ema edasi, kui tahad. ma tulen kohe metsast praegu, ma olen väga heas tujus praegu. Õissa ema tulen ma. Toon sul laulja ilmust ka. Üks on Ossa vaene rahvas, sipleb nagu kalakahvas, kukkur on nagu auklik sokk, kõhus ja vuriseks kui voog. Rallalala, nälg on kõige parem kokk. Rallalala, nälg on kõige parem kokk. Naine, kus sa nüüd oled, mul läks täna lõpp hästi nagu. Kuule. No, on vaesed ei, kuule, oot, ma olen uuesti. Rikkad võivad lulli lüüa, vaestel pole miskit süüa, kuigi süljest märg on mokk, ikka kausist puudub rook. Rallalala. Õissa ema tulen ma. Rallalala. Nälg on kõige parem kokk. Naine, kuule, kaua ma hüüan ja laulan siin. Sa ei tule mulle vastu anda. Naine. No, naine. Issi! Piip, kas sa nägid? Nii kui isi hüüdis, nii emme hüppas ka läbi akna tuppa. Naine, mul oli täna väga hea päev. Kui hea! Kõik luuad sain müüdud. kui tore. Mul on kott söögi täis. Sinki täis ja juustud täis ja leiba täis ja rosinaid täis ja ma olen ise ka täitsa näljane. Kuule, kata laud ja kutsu lapsed sööma. aga ma saatsin lapsed metsa. Kuhu? Metsa. Ma sulle metsa saatsid. Mul sai hing täis. Saatsin metsa. Sul sai hing täis, sa oled lapsed metsa. Nüüd või?
marju korjama. Vastu õhtut! Väljas kisub pimedaks. Antsuke ja Greteke on täitsa üksinda metsas. Naine, kas sa üldse mõtled ka? Rumal naine. Metsas on ju. Kas sa siis ei tea? Metsas. Seal on ju nõid. metsas. Õhtu oligi kätte jõudnud. Lapsed, Greteke ja Hansuke olid metsas ja nendel olid kõhud marju täis, aga korvid olid täiesti tühjad. Aga see ei olnudki kõige hullem, et korvid tühjad olid. Kõige hullem oli see, et nad olid kaotanud kodutee. Nad ei leidnud seda ja väljas läks järjest pimedamaks ja pimedamaks ja natuke tuli hirm peale ja siis tuli uni ka peale, no ja nutt tuli ka peale. Ja siis tuli äkki laste juurde hunt. Ei tulnud hunt piika. Ei tulnud. Ja siis tuli laste juurde... Puravik! Kes see puravik? Puravik ei tule laste juurde, sa pead ikka puraviku juurde ise minema ja... Piip, aga võib-olla isa puravikul on niisugused jalad aldab. Ei, tühi kord. kuule, aga äkki tuli jänes? Ei tulnud jänes. Ilves? Ilves? Ei tulnud. Karu? Ei tulnud. Nõid? Ei tulnud. Kes ei tuli? Te niikuinii ei arva ära. Vaadake, ma näitan teile, kes see tuli. Ma viskan uneliivas ja annan teile tiiva.
mis taevasse teid viivad, kui silmi uni riivad, et näeksite te kaunist und, kui kätte jõuab kesktund ja kinni vajub teie silm, kui uinub rahus terve ilm. Nüüd tuttu jääge, olge hästi vaid. Siis kõrgel taevatelgil täht teile vastu helgib ja ingel kaunist unenägu näitab teile. kohvikusse. kohvikusse! mina tahan ka kohvikusse tulla ju sõõrikut ju sööma. ja ma olen moosipalli. Näed sa, lapsed ärkasidki ülesse. suur päev on käes, päike käib kõrgelt üle puude latvade. Ja kui lapsed üles ärkasid, nad ei uskunud oma silmi, sest nende ees nad olid kohvikus. kohvi? mis sa seletad tuud? Ja nendel olid kõhud nii tühjad, et nad olid kohvikus. mõttes või? Ei, nad olidki kohvikus. mis sa seletad? Ja seal selles kohvikus, seal oli üks suur piparkook. piparkook? suvel metsas. Ja see kohvik oli metsas nende ees ja see kohvikumaja oli tehtud piparkookidest. See oligi piparkoogi maja.
Jooksena üllatust ja seda ahetust. Tõesti, laste ees seisis suur piparkoogist maja, mille seinad olid tehtud piparkookidest. Aknad olid tehtud piparkoogist. Ja katus oli tehtud piparkookidest. Uks oli ka piparkoogist. Korsten oli tehtud piparkookidest ja sealt tuli piparkoogist suitsu välja. Mis need läksid kärssama või? Natukene jah. põrand oli ka piparkoogist tehtud. Lapsed jooksid selle piparkoogimaja poole ja hakkasid seda ust avama. ei, Piip. Lapsed hakkasid ust sööma. Muidugi. Mis see oli? Kes see oli? Kust alt? Mille alt? Ei, ta ütles alt. Ta ütles alt. Ta hüüdis, et hoidke alt, sest kohe lendab katus pealt. See lendaski. Jaa. Kuule. Kes see oli? Kes see ütles? Piip. Mina ei öelnud. Ei, vaata, sul on luud käes. Jaa. See oli nõid. Ei, Piip, kuule, ära karda, ega see nõid sa poiss. See nõid on nagu maavärina. siseneb uus tegelane. Nõid. Ja meie etendus teeb nüüd täispöörde ja esimest korda astub publiku ette väga ohtlik tegelane, kes on nõid. Kuule, aga meil ei ole veel nõida ju. Meil pole nõida. Ja, kes tahab olla nõid? Mina! Mul on vabandust, Piip, sa ei saa nõid olla. Miks? Sest nõid ollakse vastu tahtmist. Nii, kes tahab nõid olla? Mina! Mari, sa ei saa nõid olla. Sa peate vastu tahtmist olema. Jaa, vastu tahtmist. Ära taha igast asja. Nii, kes tahab nõid olla? Mina ei taha. Tubli Tuuri! Sina oled nõid vastu tahtmist. Hästi tehtud. Nüüd on päris nõid, vaata. Niiviisi. Oi, see on väga hea müts sul peas. Ossa. taskusse. Aga ma võin panna selle mõne ette kätte. väga hästi kõik. Vaata, sa oled Väga hea. Ärge katke, ta on lihtsalt natuke. päriselt ei ole nõid üldse, seda on täitsa tore tuuri. Nii, kuule, Tuuri, nüüd sa pead minema sinna maja sisse, sest nõid oli seal piparkoogi majas sees. Sa läksid läbi seina. Jaa, nõiad käibki läbi seina. Muidugi, sisse välja nagu ise tahavad. Niiviisi, nii. Lapsed nägid seda piparkoogi maja, nad jooksid selle juurde ja hakkasid selle ust sööma. Hokus pokus Hexenschuss. Hurdi trifft der Fluss. Nicht mehr vorwärts, nicht zurück.
Janus Locus. Ja nii nagu te nüüd juures olevat pildid nägite, siis nõid teema muundas kõik lapsed tainaks. Sellepärast, et nõid oli väga-väga maias. Ta tahtis lapsi ahjus piparkookideks küpseda. Ei ole. Aga kus on mu ahel? Mida? Kus mu ahi on? Kus on mu ahel? Mis sa tahad? Ohe on. Tuuli, mis sa tahad? Kus mu ahi on? Ega nõia jutust hästi aru ei saa, vaata, tal on kõik hambad juba välja langenud. Noh, palun väga. Ja, Gretechen, wirst bald ein Gretechen. Schau, 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 wie schnaps. Sollst gleich im Backofen gucken und nach dem Kuchen gucken, bis du dann drin schwaps, geht die Tür kaputt. Dann ist mein Gretechen, mein Gretechen. Das Gretlein soll sich verwandeln in Kuchen mit Zucker und Mandeln. Die Zauberohren ist nur ein Lebkuchenwein. Schau, schau, wie schlau. Wenn niemand wacht, am Hexenschmaus, am Schornstein raus. Aus 5 und 6, so sagt die Hex, macht 7 und 8, da ist vollbracht. Und 9 ist 1, und 10 ist keins, und 10 ist nichts, die Hexe spricht. So reitet sie bis morgen früh. Woohoo! Korras! Lastel läks korda nõid tantsuga ahju meelitada. Oot, ma ei taha nõid hull enam. Ei taha või? No siis oled õige nõid, sest sa pididki nõid vastu tohtima. Ja, väga tubli tuuris, hästi tehtud. Enda Mul hakkas natukene, mul tuli vahepeal natukene hirm naha vahele, kas sa tead. Mul ka. Kas ise hakkasid ka kartma või? Jaa. Siis sa olid päris ohtlik. Tuuri, Jah. nüüd sa tead, et ahjus ei ole eriti hea. Aga lastel oli väga hea meil, Jaa, et nad nõia käest pääsesid. ja Nii et nad kohe, nad tegid lihtsalt nagu juhuu! kuidas nad tegid? Juhuu!
kuna nad tegid mitu korda juhhei, siis isa ja ema, kes läksid metsa lapsi otsima, kuulsid seda ja lõpuks ometigi saidki oma kallite lastega kokku. On lõpped hirmu lõiatöö, enam söö. Enam meid ei kollita, lollita, ei rahlusta. Kui kaotus otsa sai, koju